mul on üks probleem. Kui tahad leida head aega jõuksis käimiseks, siis pühapäeva hommikud on ühed parimad. Väga vähe rahvast ja hea rahulik on kohe teha trenni. Aga nimelt mu probleem on selles, et ma olen varajane ärkaja ja mulle meeldib kohe peale ärkamist trenni minna. Ja nädalavahetuste probleem on selles, et jõusaal tehakse lahti alles kell 9. Ehk siis see tähendab seda, et ma ei saa kohe peale ärkamist trenni minna. Mulle väga meeldib MyFitnessis käia, seal on uued saalid, uus inventar, saab saunas käia, saab, ma ei tea, linnas seal spaas mänulemas käia, kui tahta. Kuigi ma olen korra seda teinud, aga see on mõnus ja ma ei hakka selle pärast, et nädalavahetusel kuskil 24/7 käia või kuskil sellises kohas, et selle pärast veel teist mingi liitumist tegema. Aga ma olen üsna kindel, et ma olen selles probleemis üksi. Miks ma seda juttu praegu räägin, on see, mu point on see, et kui väiksed tegelikult on meie probleemid, et need, mis meie jaoks tunduvad, et on mingi, et kui suures pildis vaadata, siis tegelikult see ei ole mitte midagi. Ja tegelikult mitte kedagi teist ei huvita sinu probleemid, mitte kedagi ei koti. That's it. Aga kuna on pühapäev, siis kas keegi veel niimoodi teeb, et iga kord enne pannkookide tegemist guugeldab, et mida ja kui palju sinna panema peaks? See lihtsalt ei jää meelde, ma ei tea. Saaremaa kadaka riivjuust. No, proovin või? See ei lendagi. Aba! Idekas. Vot nii käivad need asjad. Singi ja tomatiga pannkoogides ja peale läheb veel mõnus hapukoor. Väga ilusti ei tule just. Pole paha. Ja selles suhtes, et seltskonna üle ei saa ka kurta. Vaata seda lihtsalt, kus tuli ilus kuldne, kuldpruun ava. Pühapäevad on ikka head chillid päevad siuksed, kuigi mul on nagu kõik nädalapäevad laias lastus nagu, et mul ei ole sellist erinevust, et esmaspäev kuni reede tööl ja laupäev pühapäev vabad, aga pühapäeval nagu kogu ülejäänud maailm ka puhkeb ja see endale nagu kohe siuke võtad nagu vabamalt asja ja täna siin loen nüüd sellist raamatut nagu Ultramarathon Man. Selle raamatu autor Dean Karnazes on ideaalne näide sellest, et inimvõimetel tegelikult ei ole piire või piirid on need, mis sa ise nagu endale sead. Ja see on nagu ülihea lugemine just nagu selleks, et ennast sügiseseks maratoniks ette valmistada, selline jooksu mindseti kujundamine ülihea. See raamat räägib just sellest, kuidas tüüp jooksis järjest ilma puhkamata, magamata 262 miili. Aga peale seda on ta veel jooksnud. Ta rekordiks praegu on 350 miili, mis on siis 560 kilomeetrit. 560 kilomeetrit, mille ta jooksis siis 80 tunni ja 44 minutiga ilma magamata. Ja see oli 2005. aastal. 560 kilomeetrit, see
see on midagi täiesti nagu täiesti uskumatu. Ja sellised inimesed on lihtsalt uskumatult nagu suureks inspiratsiooniks niivõrd paljudele. Ja mu selline väikest viisi unistus või eesmärk või on olla samasuguseks inspiratsiooniks inimestele. Ma ei mõtle, et ma peaksin selle jaoks 560 kilomeetrit jooksma, aga kuidagi enda viisil, enda moel olla. Ja sellist asja ei saa nagu plaanida kuidagi, aga see on kusagil mu sees, on selline unistus. Aga mis selleni viib, on see, mis siin raamatus ka kirjas oli, et vara ärgata, palju rasket tööd teha ja teistest kauem tööd teha. Ja nagu siin ka kirjutab, siis run with your heart, ehk siis teha seda asja südamega. Aga ühe õige pühapäeva juurde kuulub ka looduses väike matk. Et täna on siuke mõnus kevadiselt soe ilm veel ja kuigi päike läks praegu pilve taha, aga homseks ja järgmine nädal lubab juba siukest veits külmemat ilma, nii et tulime siia Viimsi lähedale kuhugi metsa matka mingi Tädu loodusõppe radale siukse koha leidsin. Varem jälle käinud siin, aga siuke mõnus mets. Kuule mõtlen kogu aeg sõna mõnus iga asja kohta. Mõnus mets. On mõnus? Täiega mõnus on. Kui keegi tahab kuhugi linna ligidale metsa tulla, siis see on see koht. Kesklinnast oli mingi 20 minti sõitu või 25. Linnud laulavad ja kaks 30 on tehtud, tunne on endiselt super. Aga tänaseks lõpetame. Olge ikka mõnusad, tehke ägedaid asju ja näeme jälle homme. Tšau!